Tere, hää oppaja! Et meil seekord on tõistmoodi koolitus. Meil on kats inemist olnud Soomest ja ta kõike on vedanud Mariko seda projekti, et Mariko kõneles veidi lähemalt. Jah, et tere, siis on meil keele heratamise päiv. Et kas te kuulid sellest uudist, et Eesti presidendil tuli selline soov, et kõik Latsiaia lapse võis Latsiaia imakeele oppi selges ka ühte võõrakeele. Ja või-olla me oleme saanud seal häälpositsioonil toimutan, et meil juba nii mitmel Latsiaial on võru keel oppus. Ma arvan, et tähendab saati veel vahtsid ideid ka manu nii tuun suhten, kui kahtse mõtte suhten, kui ka see vanaisa suhten, mida me Latsiaian ajame. Ja ma arvan, ja siis tähendab meil on niiviisi, et on kats loengut. Ma arvan, et te olete kõik näinud seda päevakava, aga näitame meile kas siis üle. Nii. Et Karhila siis on üks loeng kella 12-ni, siis on lõuna ja tuuas meile siia samma majja ja siis on veel üks katetunnine ettekanne ja soome keelen ja tõlgitas võru keelde. Ja siis on veel üks saana väiku kõnelemise sõõr ka, saame jaka ummimõttid tähendasest päevast ja ka muid mõttid. Siis ma tahaks veel ütelda, et tähendast päeva, tähendase päeva kõrraldusena on meid avitanud Soome instituut. Et see aasta saa Soome riik 100 aastat vanas ja tuul puhul na kõrraldase igasugutseid ürituisi ja seo tähendane kokkusaamine on ka üks väiku osakene tollest programmist, kus siis selline projekt on Soome instituudi 100 Talks, kus siis 100 Soome inimest kutsutas kõnelema Eesti inimesile. Ja ma arvan, et nii üritus on nüüd sedimesi, kui mitte päris edimine, et on sarja. Et siis Soome instituut meil tähendas ja ettevõtmist, nii koolituspäivad tuge. Ja ma arvan, et nüüd võikski siis minna esimese ettekande ja ettekandja manu, kinkas on Janne Saarikivi, et Janne siis on Soome mehe nimi, ja. Ja Janne on kõiki veidambuskeeli suur sõber, on mullu Helsingi ülikooli soome-ugri keeli professori, Parla töötas Helsingi ülikooli kolleegiumin, on uurija ja teda on alati huvitanud kõik veidambuskeele ja keeli oppimine ja kust keele sõnad tuleva ja mida nad tähendase ja kõik muu see asja ka. Aga nii, et mi siis nüüd see ettekanda ei kus laide ei näita, aga siis on lihtsalt kõneles. Ja ei, ma mõtlesin, et ma võiks praegu kõnelda natuke teiega just selle Võrumaa keele situatsioonist ja siis võiks teha väikse vaheaja. Näiteks, et ma praegu rääkiks mingi 50 minutit, siis teeks väike mingi 5 minuti vaheaja ja siis pärast vaheaja võiks siis näidata mingeid pilte sellistes kultuuri- või keeleüritustest, mis me korraldasime Soomes ja Venemaal kõigepealt soome-ugri vähemusrahvaste aladel. Aga siis jah, et kõigepealt ütleks seda, et siis Mariko unustas öelda, et ma olen ka Võru instituuti suur sõber ja siis selle võru keele ja selle võru keele ala arengut jälginud juba pikemat aega, et ma elasin siin Tartus 2004, 2005, 2006
ja siis õpetasin soome keelt Tartu Ülikoolis ja siis juba varem tundsin hästi Evarit ja Marikot, kuna nad on mõlemad tegelenud nende kohanimeuuringutega, mille erialal kaitstin oma väitekirja oma ajal. Aga siis pärast seda kohanime värki siis ma olen viimastel aastatel süvenenud just selle vähemuskeelte säilitamise ja elavdamise problemaatikale, sest mulle tundub, et see on ikkagi selle fennougristika valdkonnas nii-öelda kõige olulisem küsimus, et fennougristika valdkonnas igal pool, nii Eestis kui Soomes kui Venemaal ja Ungaris ka on väga palju neid vähemuskeeli ja keelevähemusi, tähendab mitte ainult on vähemuskeeli, näiteks soome keel ei ole vähemuskeel, aga Rootsis on soome keel vähemuskeel, eks ole, või Norras on soome keel vähemuskeel. Ja siis on igasuguseid keelevähemusi. Ma arvan, et sellist riiki ei olegi vist, võib-olla välja arvatud Islandi riik on ainus selline riik maailmas, kus ei ole keelevähemusi, et kõik teised riigid, mis asuvad mantritel, et need on sellised riigid, kus on keelevähemusi ja muidugi Eesti ei ole siin mingi erand, et Eestis palju räägitakse sellest, et Eesti riik on nii väike, et meie oleme nii väiksed, et me ei saa mitte midagi hakkama, et see on selline, mul tundub selline üldne Eesti müüt, et peab kogu aeg rääkima sellest Eestimaa väiksusest. Samas aga ma arvan, et eesti keel Eesti pinna peal elab nii nagu üks kõige enamuskeel maailmas, eks ole, et kui võrrelda eesti keele elutingimusi Eestimaal, siis ma arvan, et nad ei ole eriti erinevad nendest elutingimustest, mis on näiteks soome keele elutingimused Soomes või ma ei tea, mingi prantsuse keele elutingimused Prantsusmaal, eks ole, et kõik, mis on oluline keele säilitamisele, on olemas, et on koolid, mis töötavad eesti keeles, kõigide erialade koolitus toimub eesti keeles, administratsioon on korraldatud eesti keeles, on vägagi mitmekesiline Eesti meedia, mis iga päev nagu lisab meie eesti keele oskust ja kasutust, eks ole, et tuleb uusi sõnu juurde ja siis uusi väljendeid ja nii edasi. Et kuigi räägitakse sellest, et eesti keel on väike keel, eks ole, siis kui hakataks siis vaatama seda mitte rääkijate arvu järgi, vaid selle järgi, et mis selle keelega võib teha ja mis selle keelega tehakse, siis ma arvan, et asjad näeks natuke teistmoodi välja, eks ole, et me alati räägime sellest, et keele suurus on keele rääkijate, keele kõnelejate arv. Aga ma arvan, et tõepoolest keele suurust võiks ja peaks mõõtma ka teisiti. Et keele suurust võiks mõõtma näiteks sellepärast, et kui palju tekste selles keeles ilmub või kui palju seda keelt kasutatakse modernsetes meediates, eks ole, et kui kaasaegses meediates, et kui palju kasutatakse internetis või televisioonis või raadios ja selles, et kui palju selles keeles ilmub igasuguseid dokumente, eks ole. Ja siis näekski välja, et eesti keel on tõepoolest väga suur keel, et ta on palju suurem kui paljud sellised keeled, millel on 10 miljon rääkijad, eks ole, et kuskil Hiinas on mingi uiguuri keel, et ei ole mingit sellist ametnikkonda, eks ole, miks kogu aeg toodab uusi uiguuri keelseid dokumente. Aga Eestis on, eks ole, et Eestis on õpetajad, igasugused ametnikud, valdade, maakondade, riigiametnikud, kohtuametnikud, ministeeriumid ja nii edasi. Ja kui eesti keele rääkijad on, ma ei tea, umbes 1 miljon vist on või pisut rohkem, siis ikkagi sellest miljonist, ma arvan, üle 200 000 on selliseid inimesi, kes töötavad kogu aeg just nimelt keelega, et nende peamine tööriist
ja töö peamine tulemus on keel, eks ole, et nad lugevad igasugused dokumente ja siis tootavad uusi dokumente ja selles suhtes see näitab seda keele elujõu ja võimu, et just nimelt keelt toodetakse kogu aeg palju. Ja selles suhtes selline keel nagu eesti keel on ikka nagu heal tasemel või ta situatsioon on selline vägagi selline elujõuline ja siis kui ma arvan, et nii kaua kui püsib Eesti riik ja umbes need struktuurid, mis Eesti riigis on, siis eesti keelt ei ohutab mitte midagi, mitte miski. Ja siis võru keel jälle on siinkohal vägagi teistsuguses positsioonis, eks ole, et need, kes on võru keele rääkijad, et meie rehkendame need rääkijad kogu aeg, eks ole, et siis ütleme, et võru keelel on, ma ei tea, mitu, ehk võib-olla 50 000, 40 000, teised ütlevad 70 000 rääkijat, teised on aktiivsed, teised on passiivsed, aga ikkagi mitukümmend tuhat kõnelejad on keelel, aga siiski see keele kõnelemine vähemuskeeles ja vähemuskeele kasutamine on täitsa teistsugune asi kui enamuskeele kasutamine, eks ole, sest see, et sa oled eesti keele kõneleja Eestis, tähendab, et sa lähed siis eestikeelse kooli, sa siis hakkad pärast kooli tööle kuskil, kus sa iga päev kasutad eesti keelt, loed eestikeelseid dokumente, toodad ise eestikeelseid dokumente juurde ja nii edasi. Aga kui sa oled võru keele emakeelne rääkija, siis selliseid asju ei teha võru keeles, eks ole. Võru keel on kodukeel, võru keel on keel, mida isegi need, kes on võru keele emakeelsed kõnelejad, rääkivad ainult võib-olla paari inimesega, et nad rääkivad kas või oma perekonnas, oma vanematega, oma vanavanematega, vahel kindlasti oma lastega või oma naabritega, aga kuskil nagu laias maailmas ei ole selliseid kohti, kus saaks võru keelt kasutada. Ma ei tea, et kui paljud teist kasutavad võru keelt näiteks Võru linna peal, kui lähete kokkuoste tegema või ma ei tea, administratsiooni mingit asja ajama, siis kindlasti ei seal kasutata võru keelt, eks ole. Et selles suhtes ma arvan, et praegu võib-olla see on kuskil võimalik, et selline võimalus nagu tekib, aga see ei ole traditsionaalne ja selles suhtes peab aru saama sellest, et see keele kõnelejate arv ei ole eriti oluline, kui mõõdata keele mahu. Et vähemuskeel ja enamuskeel on väga erinevas positsioonis ja oluline siin ei ole see, kas keelel on 1 miljon või 10 miljonit rääkijat, vaid see, et kus seda saab kasutada, kus seda kasutatakse, kuidas seda kasutatakse, missugused teenused selle keelel toimuvad ja nii edasi. Ja kõikides riigides on siis nii enamuskeeli kui vähemuskeeli ja enamuskeeled minu meelest tavaliselt igaühes riigis nad säilivad niikuinii. Et kuigi Eestis võib-olla on selline retoorika või selline diskursus, et on olemas, et eesti keel või Eesti riik ja Eesti rahvas on nii väike, et ta on nagu pidevalt mingis hädaohus, siis ma arvan, et sellel ei ole nagu mingit, ütleme, teaduslikku põhjust, et kui vaadata, et kuidas eesti keelt kasutatakse ja võrrelda seda selleks, kuidas kasutatakse mingit Venemaa vähemuskeelt näiteks, millel on hoopiski rohkem rääkijaid kui eesti keel, siis eesti keele positsioon on, kui mitte ideaalne, siis ikkagi väga tugev. Võru keele kohta on jälle teisiti. Võru keele positsioon ei ole eriti tugev. Et võru keele säilitamise ja elavdamise vastu peab ikka tööd tegema ja peab tegema selline valik, eks ole, et need, kes seda keelt oskavad, peavad iga päev valima, et mina tahan seda keelt säilitada, mina tahan seda keelt kasutada, kuna ma arvan, et see on oluline, kuna ma arvan, et see on oluline minule endale, eks ole, see on oluline lastele ja selle kogukonnale, kus ma elan ja ikkagi ka maailma kultuurile, ma arvan. Et siinkohal võikski küsida, et kes teist siin kohal
olijatest oskab võru keelt rääkida? Peaaegu kõik oskavad, eks ole. No see on hea, et ma olen esinenud sellistel üritustel paljudes kohtades, näiteks Venemaal, et seal ei ole sugugi selge, näiteks kuskil Karjalas, et need, kes lasteaedades töötavad, oskavad karjalaks. No seal umbes pool oskavad, ma arvan, et või noh, sõltuvad sellest, kus, aga kõik, see ei ole sugugi kindlalt, kõik oskavad. Ja kui paljud teist rääkivad võru keelt iga päev? Et praegu on ju näha, et palju vähem ja kui palju teist rääkivad võru keelt seal oma lasteaias, oma tööl? Ja, no umbes sama palju, eks ole, paljud ei kasuta üldse. Siis võime küsida veel, et kui paljud arvavad, et võru keelt peab ikka säilitama? Ja, vaat, kõik on sellel arvamusel, et kõik on sellel arvamusel, et võru keele kaitsmine on oluline asi. Ja ma arvan, et see ongi see, et kui küsida inimeste käest, kas sa tahad, et su oma keel säilib edasi, eks ole, et kas tahad oma keeld ja kultuuri säilitada, siis tavaliselt kõik inimesed ütlevad, et jah, tahame. Samas aga ühiskond on ehitatud niimoodi, et seda ei ole eriti lihtne teha, eks ole, et ühiskond on alati igal pool korraldatud mingi enamuse otstarbete järgi ja siis selles suhtes on muidugi keelevähemus on alati sellisel nõrgal positsioonil siin. Siis võiks rääkida natuke sellest, miks ikka peab vähemuskeeli säilitama. Kas olete kunagi mõelnud selle peale, et tähendab kõik, ma näen, et kõik on siin sellel arvamusel, et peab võru keelt säilitama, aga miks? Miks võiks see olla oluline? See on kultuuriarv, eks ole, et see on teie vanemate keel, et see on vanavanemate keel, see on ikkagi selle maailmakandi ajalooline keel, mis on siin kohal räägitud juba, keegi vist ei tea kui kaua, aga võib arvata, et 1000 aastat on ta kindlasti räägitud siin Võrumaal umbes, et see on väga traditsionaalne siin, et see on üks asi. Aga siis ma arvan, et on ka teisi asju, mida tasub mõelda, et ma võin kohta näyttää sitten, vai haluatko tehdä siitä jotain? No, ota pois, mä näytän myöhemmin. Niin, että on teisi asju, mitä tasub mõelda ka, et tavaliselt, kui inimeste käest küsitakse, et miks sa seda oma keelt näiteks oma lastele ei räägi või miks sa ei kasuta oma keelt kuskil tööl või linna peal või niimoodi, siis öeldakse, et seda ei ole vaja, eks ole, et kõigepealt seda ei ole vaja, et keegi ei saa sellest aru, et ma oskan just sama hästi ka seda suuremat keelt, enamuskeelt, eks ole. Et need on sellised pragmaatilised vastused võib öelda, et see on selline pragmaatika, et selline igapäev elu kommunikatsioon on lihtsam, kui kasutame enamuskeelt. Ja muidugi see on tõsi, sellest on väga lihtne aru saada, miks võrukesed Võru linnas, Tartu linnast rääkimata, rääkivad seal eesti keeles. See on sama loogika, miks karjalased kuskil Petroškois rääkivad, Petrožavodskis rääkivad vene keelt või üks või teine vähemusrahvas, siis kui ta läheb sellest oma väiksest elupiirist välja, hakkab suuremat keelt kasutama. Samas aga on selge, et keel kui keel pole kunagi ainult kommunikatsioonivahend. Et kuigi me räägime sellest, see on pragmaatiline asi, et meie vajame keelt, et asju ajada, vajame keelt, et teine teisega kommunikatsiooni pidada.
siis on alati niimoodi, että keel ei ole ainult kommunikatsioonivahend, että ta on ka paljude teiste asjade väljend, että ta väljendab emotsiooni, ta väljendab mõtlemist, ta väljendab teatud maailmavaade, maailmapildi, mis tekib ka selle keele omandamise kaudu. Ja ma arvan, et iga üks keel sisaldab palju selliseid elemente, mis mõjutavad meie maailmapildi ja maailmavaade ja on väga erinevad just sellepärast, et keeled on erinevad, eks ole. Et ma võin näiteks öelda seda, et mul ei ole, mul muidugi ei ole eesti keel emakeeleks, eks ole. Et ma olen eesti keele ära õppinud juba täiskasvanud inimesena ja siis kuna ma olen selle täiskasvanud inimesena ära õppinud, siis ma kogu aeg pööran tähelepanu selliste väljenditele ja sõnadele, mis on eesti keelest minu oma emakeelest, soome keelest erinevad. Ja nende mõistete ja väljendite kaudu ma näengi maailma natuke teistpidi. Et ma näen seda, et üht või teist asja võibki natuke teisest vaatenurgast mõelda. Siis ma mõtlesin näiteks selliseid asju, et soome keeles on selliseid sõnu nagu näiteks historia ja ambulanssi, eks ole, need on rahvusvahelised sõnad, et historia on eesti keeles ajalugu. No, et soome keeles võiks ka olla sõna ajalugu, aga ei ole, eks ole, et see on väga selline huvitav sõna, et siis kui sa saad aru sellest, et historia ongi ajalugu, eks ole, et see on ajalugemine, et see on mingi selline metafoor, eks ole, ja väga selline huvitav metafoor, et sa saad nagu oma ajaloost natuke teisiti aru, kui sa saad aru sellest, et põhimõtteliselt historia ongi ajalugemine. Ja ambulanssi on kiirabi, eks ole, see on väga hea sõna, et ütleb sellest, et mis kiirabi on põhimõtteliselt. Väga teistsugune mõiste ikkagi kui soome keele ambulanss ja viidab ja suunab mõisteid ja assotsiatsioone natuke teisesse suunda. Ja näiteks on selline sõna nagu kosto soome keeles, mis on eesti keeles kättemaks. Et see on, soome keele kosto on, lihtsalt ta on selline nii-öelda ühe morfeemiga sõna, ta ei ole nagu mitte kuidagi läbipaistava, ta ei mitte mingi sellise sisemise tähendusega, aga kättemaks koosneb kahest sõnast, eks ole, ta on väga huvitav selline, ma maksan sulle kätte seda asja. Et, või selline sõna kui näiteks südametunnistus, eks ole, et see asi on minu südametunnistusel. See on väga selline, minu meelest selline ilus metafoor, mis on teistest keeltest väga erinev, eks ole. Südametunnistus on soome keeles omatunto. No aga see on täitsa teistsugune metafoor, eks ole, et omatunto on see, mis sa ise nagu tunned või mõtled. Aga südametunnistus on see, mis on sinu südame peal. See on väga teistsugune maailmavaade, mis kuidagi nagu tuleneb sellest sõnast. Ja muidugi selliseid asju võiks öelda ükskõik kui palju eesti ja soome keele erinevustest. Kuigi eesti ja soome keel on väga lähedased keeled, eks ole, et eesti ja soome keel ei ole mitte eriti kaugel teineteist. Võiks öelda veel näiteks, et on selline sõna nagu läbi rääkida, eks ole, et rääkime läbi, tuleme mingi ühtsele tulemusele selle läbirääkimuse pärast läbirääkimist. Soome keeles läbi rääkida on neuvotella. See on täitsa teistsuguse tähendusega sõna, eks ole. Kuigi see on sama sõna, eks ole. Kui sa vaatad, et mis on läbi rääkida soome keeles, vaatad soome-eesti sõnaraamat, siis seal on sõna neuvotella. On ikka, eks ole. Aga ikka on selge ka see, et neuvotella pole mitte täielik tõlge eesti keele sõnast läbi rääkida, sest see on täitsa erineva tähendusega, et neuvotad, mina annan sinule neuvon, ma annan sulle mingi nõu, eks ole, sina annad minule oma nõu ja siis võrdleme oma nõusid ja tuleme mingi tulemusele. Aga läbirääkimine on täitsa teistsugune protsess, ma arvan, et ikkagi kui see on nagu sama tähendusega, siis ikka ei ole.
Ja se on, ja nii on kõikide keelesõnade ja kõikide keelemõistetega alati. Et kuigi räägime kogu aeg sellest, et tõlgime ühest keelest teisesse keelde, siis täielikku tõlget ei ole kunagi võimalik teha. Ja siis ma mõtlesin ka seda, et milliseid selliseid just võru keelele karakteerseid assotsiatsioone võiks olla, siis kindlasti näiteks, no ütleme, ma ei oska võru keelt eriti hästi, ma oskan seda passiivselt mõnel määral, et näiteks eesti keeles on sõna roheline, eks ole, ta tuleneb sõnast rohi ja ma arvan, et iga eestlane saab aru sellest, et roheline on kuidagi seotud rohiga. Aga siis võru keeles on haljas ja ta on juba natuke teise tähendusega, eks ole, kuigi see on värv, eks ole, et värv on nagu mingi selline looduse fakt, eks ole, aga põhimõtteliselt värvid ei ole looduse faktid, värvid on kultuurifaktid. Sellisest on väga palju uurimusi, et erinevatest keeltest on täitsa erinevad värvisüsteemid ja inimesed näevad ka värve erinevad. Ma ei tea, siin kohal vist paljud oskavad vene keelt, et võiks rääkida näiteks sellest, et soome ja eesti keeles on sõna sinine, aga vene keeles ei ole, et seal on sini, eks ole, aga ta on mingi selline tumeda sinine ja siis on sõna galuboi, mis on see selline, helesinine. Ehk sellist mõistet kui sinine ei ole vene keeles nagu, et on kaks mõistet, mis on nagu selle mõiste alal. Ja ka ei ole sellist mõistet kui punane, eks ole, et punane on vene keeles kontekstist sõltuvalt kas või krasni või riži või ali või rozovi, et vähemalt neli sõna on, mis vastab selle punasele. Ma arvan, et võru keeles ka muidugi ei ole, et võru keeles on siis punane ja verev, eks ole, et natuke erinevad asjad on nad ikka, ma arvan, või on. Et ehk siis kuigi eesti keel ja võru keel on väga lähedased, eks ole, siis ikkagi sellises, juba väga sellises nagu lihtsas asjas, nagu värvide nägemises, nad on natuke erinevad, eks ole, et värvid assotsieeritakse erinevate asjadega ja võrukesel, kes räägib võru keelt, muidugi on natuke erinev, nägu selles, et ta näeb neid värve natuke erinevalt, eks ole, assotsieerib need värvi natuke erinevate nähtustega ja nii edasi. No siis on näiteks selliseid väljendeid, et kui eesti keeles kellelgi on suur süda, siis see on armastusega seotud, eks ole. No lõuna-eesti keeles ma arvan, et see on pigem vihaga seotud, eks ole. See on juba päris suur erinevus, eks ole, ja siis, kui sa oled kakskeelne inimene, sa oskad nii eesti keelt kui võru keelt, siis sa tunned mõlemaid metafoore, eks ole, et suur süda võib olla kas üht või teist. Et sa näed juba maailma kahtpidi ja saad aru sellest, et põhimõtteliselt see, mis südamega seotud, võib olla seotud nii positiivse kui negatiivse emotsiooniga. Kui sa räägid ainult üht keelt, sa ei saa sellest aru. Et näeme siin jälle, et kuigi nagu lähedased keeled, eks ole, aga ikka see assotsiatsiooni väli, mis seotud see inimese orgaani südamega, on väga erinev. Ja iga keel on selline, ja iga keel sisaldab väga palju selliseid assotsiatsioone, mida ei saa teistest keeltest leida. Ma ei tea, kindlasti olete te kui võru keele kõnelejad, olete mõelnud selliste erinevuste asja ka varem. Et milliseid assotsiatsioone tuleb teil meelde, mis seotud just nimelt võru keelega ja millest selline, ütleme, päris eestlane aru ei saa? Tuleb meelde midagi? Värve võtsile, mul vanaema ütleb, eesti keeles on kollane vaarikas ja sinine ploom, aga mul vanaema ütleb, et valge vabaril ja must ploom.
saite nagu tõesti? See on väga hea. Siis ploomidest tuleb meelde ka see, et see puu, kus ploomid kasvavad, on eesti keeles ju ploomipuu, eks ole, aga lõuna-eesti keeles ta on liivapuu, ma arvan. No nii ja naa. Või võiks olla näiteks, et selline sõna on olemas ikka. Et see liivapuu on väga hea näite just sellest, et võib saada aru sellest, et see on tekkinud see vene keele sõna sliiva, ploom, et selle sõna põhjal. No aga eestlane mõtleb automaatselt, ma arvan, et see on kuidagi seotud liivaga. Liivapuu on mingi puu, mis kasvab liivas, eks ole, või midagi taolist. Et see on mingi, suunab juba mõtteid kuhugi mingisse suunda, mis on täitsa selline keeleline assotsiatsioon ja mis võib tulla meelde ainult inimesel, kes tunneb seda sõna ja tunneb seda sõnade süsteemi, mis ongi keel, eks ole. Ehk siis, miks ma sellest räägin? Just sellepärast, et ma tahan just äratada, et see on keele äratamise päev, eks ole, ma tahan äratada seda mõtet, et kuigi me sageli mõtleme, et keel on kommunikatsioonivahend, siis keel ei ole ainult kommunikatsioonivahend. Keelel on väga palju funktsioone ja kommunikatsioon on ainult üks keele funktsioonidest. Paljud teised funktsioonid on olemas, sealhulgas mõtlemise vahend, emotsioonide väljendamise vahend, selline kogukonna suhtlemisvahend, eks ole, selline inimsuhete loomise vahend ja siinkohal ma arvan, üht keelt ei saa nii lihtsalt asendada teise keelega, eks ole, et sellise nagu igapäevse kommunikatsiooni vahendina iga ühe keele saab väga lihtsalt asendada teise keelega, eks ole, siis siin Nõukogude ajal kindlasti olid sellised venelased, kes ei tahtnud õppida eesti keelt, võru keelest rääkimata, kes ei kohalikku keelt osanud ja kes olid umbes sellele arvamusest, seda ei vaja, sest ma saan hakkama, eks ole, et ma saan läbi ka oma keeles, et ma lihtsalt kasutan seda keelt nagu kommunikatsioonivahendina ja siis eestlased ikkagi solvusid selle kohta, et nad inimesed said saa nendest inimestest aru, sest nad nagu suruvad peale seda oma keelt ja seda oma kultuuri, sest nad arvavad, et keel on ainult kommunikatsioonivahend, kuigi Eesti inimesele ikka keel on, ja ma arvan, et ikka ühele inimesele keel on ikka ka midagi muud. Ja see ongi, ma arvan, vastus küsimusele, miks peab säilitama väikseid keeli. Et väiksed keeled on kultuuri, kogukond, ajalugu, mõtlemine, loovus, assotsiatsioonid, unenägemine, luule, laulud, kõik see on seotud keelega. On nii palju asju, mida kaotatakse, kui maailmast keeli kaob. Ja selles suhtes ma arvan, et eletakse praegu väga sellist kriitilist aega, et räägitakse, et maailmas on umbes 7000 keelt, sõltuvad kellest küsida, kelle käest küsida, võib-olla ise arvaks, et need on veelgi rohkem, et võib-olla 8-9 tuhat keelt. Ja siis nendest keeltest erinevate arvamuste järgi vähemalt pool on väljasuremise ohtu all ja siis võib-olla isegi 90% on väljasuremise ohtu all. Miks niimoodi? Sellepärast, et peaaegu kõik 7-8 tuhat keelt on vähemuskeeled, eks ole, et maailmas on mitu riiki, ma arvan 200 riigi umbes, siis riigikeeli 200 keelest on umbes 100 keelt, alla 100 keelt. Ja need on need keeled, mille kohta võib öelda, et vähemalt praegustes tingimustes nad ei ole mingi ohu all. Et siis kuigi jälle, ja rõhutan seda, sest ma tean, et Eestis on kogu aeg see selline, rääkimine sellest, et kuidas on eesti keele kultuur nagu oleks mingi hädaohu all, siis ma arvan, et praegustel tingimustel küll mitte, eks ole. Et eesti keel on riigikeel, et eesti keelt kasutatakse koolides, riigiorganisatsioonides, televisioonis, netis, igal pool kasutatakse eesti keelt. Ja selliseid keeli, mida kasutatakse sama laialt kui eesti keelt, on terve maailmas umbes 100. Näiteks soome keel kuulub nende hulka ja siis suur osa Euroopa keeltest, aga võru keel ei kuulu. Ja võru keel siis kuulub
nende keelte hulka, mis on vähemuskeeled ja mida on peaaegu 99% maailma keeltest. Suurem osa maailma keeltest on neid vähemuskeeli, mis on ühel või teisel moel väljasuremise ohu all. Kuigi muidugi on selliseid vähemuskeeli, millel see oht on suurem ja selliseid, kel see oht on väiksem. Ja siinkohal ma arvan, et võru keel võib-olla on kuskil siin võib-olla keskpaiku, et võru keel on ikka sellises positsioonis, et tal on väga palju rääkijaid. Samas aga võru keel ei ole enam kodukeel paljudel inimestel, et selliseid perekondi, kus võru keeles räägitakse lastele, on, ma arvan, suhteliselt vähe. Kui paljud teist olid sellised, kes oma kodus, oma vanematega rääkisid võru keelt? Paljud. Ja kui paljudel teist oma lapsed rääkivad võru keelt kodus? No mõned rääkivad, see on hea. Okei, no võib-olla selles suhtes võru keele situatsioon on ka natuke muutumas, ma arvan, et see võib-olla on saanud populaarsem viimaste aastakümnete ajal. Vähemalt sellest asjast räägitakse, et oleks ilus, et võru keelt räägitaks. Aga nii, siis tahtsin rääkida veel natuke sellest, et selle kohta, et kuidas vähemuskeeled säilivad või ei säili, et selle kohta on suhteliselt palju uurimust olemas ja teame seda, et kuigi sageli meist tundub, et keel on lihtsalt see kommunikatsioonivahend, siis ikkagi on niimoodi, et keel mõjutab väga palju ka teisi asju, kuigi mitte otseselt, vaid mis on vaheliselt, kaudselt. Siis näiteks Kanadas tehti selline suur uuring igasugust selliste põlisrahva kogukondade hulgas, kus kasutati neid Kanada põlisrahvade keeli, seal on umbes 50 keelt, Kanada on hiigel suur, eks ole, see on mingi 5-60 sellist põlisrahvaste keelt, mida kasutatakse ühel või teisel määral ja siis uuriti seda, tahtsi just nimelt selvitada seda, et kuidas mõjutab see keele säilimine sellise kogukonna heaolusse. Ja siis need tulemused olid väga huvitavad, et ma ei tea, kas on huvitavad või traagilised, sest suurem osa nendest keeltest on siis väljasuremise ohu all ja siis leiti, et sellistes kogukondades, kus toimunud kiirkeelevahetus vähemuskeelest inglise keele vastu, oli näiteks 5-10 korda rohkem enesetappu, rohkem alkoholismi, rohkem narkootika kasutust ja nii edasi. Et need on väga sellised kõvad faktid, eks ole, et inimeste tervis, inimeste heaolu sai järsku palju halvemaks, kuna nad vahetasid keelt. Kuidas saab see niimoodi olla, eks ole, et keel on ainult keel? Ja sellest võib aru saada sellest, et kogukonnas, kus toimub see keelevahetus, see pole mitte sugugi ainult keelevahetust, vaid see on terve selle kogukonna kultuuri ja inimeste vaheliste suhete muutus, eks ole, siis ne generatsioonide suhted muutuvad, sageli on see keelevahetus seotud ka mingi sellise eluviisi järsku muutumisega, eks ole, et varem põlisrahvad kõik tegelesid kalapüügi, hundi ja nende traditsionaalse, ma ei tea, mingi põhjapõtra kasvatamisega, siis järsku peaksid nad tegema midagi sellist kaasaegset, mida nad eriti hästi ei valda, eks ole, ja sellega on seotud igasuguseid selliseid muutused, mis tõepoolest tekitavad probleeme inimeste heaolutundele ja ka tervisele ja nii edasi. Ehk siis keele säilitamine on, et kuigi tundub, et see on mingi selline humanitaarasi, et eks ole, et see on mingi humanitaarteaduste selline kummaline harrastus, et sellest võib rääkida, et kui sa tahad säilitada mingit võõru keelt, siis tee see, aga et see ei ole mingi selline kõva majanduslik asi, siis ikkagi nendel asjadel on väga
sellised noh, kõvad ja sellised traagilised tulemused, kui nende peale mitte mõelda. Ja ma arvan ka, et oleks näiteks see Nõukogude okupatsioon edasi läinud Eestis mõnel põhjusel, siis ja Eestis toimunud massiline keelevahetus vene keele vastu, siis kindlasti poleks see keelevahetus olnud seotud ainult sellega, et inimesed hakkavad vene keelt rääkima, eks ole, vaid sellega oleks olnud kindlasti seotud ka mitmed sellised ühiskondlikud, kogukondlikud muutused kõigidel tasemetel, mis oleks mõjutanud inimeste enesetunnet, heaolu, seda, kuidas nad ennast identifitseerivad, kuidas nad et kuidas neil läheb nii-öelda. Ja see on see, mis toimub kogu aeg maailmas, et keelevahetus pole sugugi mitte pisiasi, et keelevahetus on väga suur ühiskondlik küsimus ja ma arvan, et igaüks, kes töötab vähemuskeele kogukonnas, selle tasub seda mõelda, et ikka, et küsimus on inimeste heaolust, tervisest, küsimus on maailmakultuurist, eks ole, ma arvan, et see on ka väga oluline vaatenurk, et maailmas on see 7000 keelt ja suurem osa nendest on väljasuremise ohtu all. Ja siis teame seda, räägime juba sellest, et ainult võrukene oskab mõelda võru moodi, eks ole, et tal on väga palju selliseid assotsiatsioone, mis võib tulla ainult võrukesele pähe. Ja siis kui kaob võru keel, siis neid assotsiatsioone ja mõtteid pole mitte kellelgi enam, eks ole. Et see on nagu, et on nagu lõikaks ära inimkonna mõtlemisest ja loovusest ühe osa, et inimkond läheb nagu järsku hullemaks ja selliseks igavamaks ja vähem targaks, kui võtta sellest ühe keele ära. Et siis, kui keeled surevad ära, siis see tähendab ka seda, et terve maailm kaotab midagi. Terve maailm kaotab selliseid mõtlemise ja loovuse ressursse, mis võiksid olla väga olulised mitte ainult võrukestele endale, vaid ka kõigile, terve maailmale. Ja ma arvan, et siinkohal ma arvan, et võrukestel ongi suhteliselt hea situatsioon, et võrukeste kultuuri kohta on ikkagi mingit sellist huvi vähemalt Eestimaal ja ma arvan, et laiemalt ka, et Soomes mõnel määral, et siia tuleb, Eestis kindlasti tuleb seal sisse turiste, nad tahavad näha sellist Lõuna-Eesti eluviisi, nad tahtavad mingi Võru Sedu pidudel osaleda ja nii edasi, et ja on huvi Võru rahvalaulude ja Setu laulude ja nende kohalike traditsioonide vastu, et seda Eestis on mõnel määral olemas. Ja selge on, et kui poleks mitte võru keelt, siis Võrumaa oleks täitsa teistsugune koht, eks ole, et ainult võrukesed ei oleks erinevad, eks ole, vaid terve see maa oleks erinev. Et praegusel ajal on võru keel ja võru kultuur on ikka ressurss Võrumaal, et ma arvan, et see on ka võib-olla selline majanduslik ressurss, et selline, et seda saab kasutada, et see on midagi, mis teeb sellest alast huvitavama, et see on selline, mis teeb sellest alast nagu kõigidest teistest aladest erineva. Et kui nüüd vaadata seda Võru linna näiteks, siis ma arvan, et Eesti pinna peal või laiemalt Ida-Euroopas on väga palju selliseid väikelinnasid, mis näevad välja umbes nagu Võru linn, et siin ei ole nagu midagi eriti erinevad, eks ole, et on siis üks kirik ja üks mingi maakonnamaja ja teater ja muuseum ja nii edasi ja naa edasi. Aga võru keelt kindlasti ei ole mitte kuskil mujal, et Võru linn on välja arvatud Põlva linna muidugi ainult linn, kus võru keel on olemas. Et see on see, mis teebki sellest kohast unikaalse ja võtaks selle võru keele ära, siis kindlasti oleks vägagi teistsugune linn. Nii, mis ma siis veel tahtsin öelda?
no ma arvan, et see ongi umbes see, mis ma tahtsin siinkohal öelda, mis mõtteid ja küsimusi on tekkinud, kui on tekkinud. Võib-olla mitte midagi ei tekkinud, võib-olla kõik on juba mõelnud need asjad 100 korda omas peas. Siis ma mõtlesin, et meie Annikaga oleme tegelenud selle vähemuskeelde elavdamistööga juba pikemat aega ja oleme siis juhendanud igasuguseid projekte, eriti Venemaa vähemusrahvaste aladel ja ka Soomes. Ja siis ma võiksin näidata igasuguseid pilte ja selliseid asju, mida oleme teinud ja esitada need projekte, aga siis oli ka selline mõte, et enne seda võiks teha mingi vaheaja, et ma ei tea, kas teeme selle. Ja, et siis tuleme tagasi siia mõne minuti pärast. 10 minutit. Võru keele osakaalu lasteaias, aga enne seda ma ütlen lihtsalt, et kui nende asjade vastu on huvi, siis võib vaadata, meil oli selline suurem uurimisprojekt Helsingi ülikoolis ja seal me uurime kõigepealt just Euroliidu ja Venemaa keelevähemuste sellist praegust situatsiooni ja seda, kuidas sellesse saab mõjutada. Et see oli selline nagu pragmaatiliste, see ühelt poolt selline sotsiolingvistiline, nagu öeldakse, projekt, et uurime seda, et mis on see keele situatsioon, kuidas seda kasutatakse, kuidas keel siirdub noortele põlvkondadele ja siis ka seda, et kuidas saab mõjutada keele situatsiooni, kuidas saab mõjutada sellesse, kuidas keeli räägitakse. Ja siis tegime 2 sellist raamatut nendest küsimustest, just selliseid teaduslikku raamatuid igasuguste asjadega. Siis tegime ka hulka väitöskiri, näiteks Annika väitöskiri, selle väitekiri selle Inarisaame keele revitalisatsioonist. Aga siis tegime ka, et kui keegi oskab vene keelt või hea meelega loeb vene keelt, siis võib vaadata, et tegime sellise just Venemaa vähemustele kirjutatud sellise pragmaatilise raamatu, mis on igasuguseid selliseid nõuandmeid ja selliseid, et kuidas saab mõjutada keele situatsiooni ja seda saab tasuta võtta siit internetist. See on olnud väga populaarne, et seda laaditi siit üle 10 000 korda. Ja ma ei tea, äkki tasukski teha mingid sellised, võru keeles on midagi sellist või võru keele kohta on midagi sellist olemas, aga mingi sellise väiksema, ma arvan sellise, siin räägitakse just sellest, see on 3 osa, eks ole, et üks osa räägib sellest, mis ma praegu rääkisin, et miks on vaja keeli kaitsta, kuidas keeled mõjutavad meie mõtlemist, kuidas keele mõjutavad meie identiteedi ja nii edasi. Siis on teine osa, mis on õigustest, seal räägitakse siis rahvusvahelisest seadusest ja siis Venemaa seadustest, mis õiguseid sul on vähemuskeele rääkija. No see ei ole aktuaalne Eestis, sest Eestis on muidugi väga erinev see seadusväli või see juriidiline väli. Ja siis oli ka selline 3. ja kõige mahukam osa, mis on see pragmaatilisi asju, et kuidas saab vähemuskeele kasutust lisada lasteaias, kuidas saab vähemuskeelde kasutust lisada koolis, kuidas saab seda lisada oma külas, oma perekonnas, kuidas saab lapsi 2-keelseks kasvatada ja nii edasi. Ja see on nagu selline nagu praktiliste nõuandmete raamat. Ja et kui kellelgi on seda raamatut vaja, siis võib seda üles laadida siit meie Minoreurus projekti leheküljelt. See on see Minoreurus, on need Minorities of European Union and Russian Federation. Ja siinkohal võiks muidu mainida sellest, et kuigi kogu aeg räägitakse sellest, et vot kui halvasti kõik on Venemaal nende rahvusvähemuste osas,
ja noh, ongi muidugi, et Venemaa ei ole demokraatia, et see on selge, et see on selline väga selline diktatuurlik režiim võib öelda, siis kuidagi üllatav näha on see, et kuidas nende vähemuskeelte probleemid on vägagi sarnased Euroopas ja Venemaal ja sõltumata sellest, et kas riik on ütleme demokraatlik või diktatuurlik, siis ikkagi need kõik probleemid, mis on seotud selle vähemuskeele kasutamisega, nad on umbes samad, eks ole, et nad on seotud just selle pragmaatikaga, et vähemuskeelt ei ole kuskil vaja, eks ole, siis nad on seotud sellega, et vähemuskeelt ei kasutata mitte kuskil, seda ei kasutata koolis, ei lasteaias ja nii edasi, et need on väga sellised ülemaailmalised probleemid. Ma arvan, et see on üks asi, millest on hea aru saada ka siin Võrumaal, et need asjad, mis tekitavad probleeme võru keele säilitamisel ja kasutamisel igapäevaelus võrukestel, et need on osa sellist suurt ülemaailmalist protsessi, et täitsa samasuguseid probleeme on Soome saamidel või Soome karjalakeelsetel, Venemaa karjalakeelsetel, Ingerimaa vähemusrahvastel, Venemaa kõigidel üle 200 vähemusrahval või Hiinas või Indias või Ameerikas, igal pool on need samad protsessid, mis on seotud selle modernisatsiooniga, ütleme, et kõik see, millest me ei räägi, on modernisatsioon, eks ole, et inimesed praegu lähevad kooli ja siis nad õpivad seal koolis 10 aastat või 12 aastat või Eestis vist 11 aastat õpivad või 12 praegu, Venemaal on 11, et Soomes ka 12. Et see koolitus mõjutab tohutult meie mõtlemist, identiteedi, sõnavara ja kõige seda, millest me suudame rääkida. Ja kui peaks nimetama üht asja, mis ohustab vähemuskeeli maailmas, siis peakski mainima just nimelt kooli, eks ole. Et kool on see asi, mis nii-öelda tapab kõige suurema osa, kõige rohkem keeli maailmas. Ja ma saan aru, sest see on väga vastuoluline asi, eks ole, sest teiselt poolt koolitus on vältimatu ja hea. Et see on selge, et iga lastevanem tahab, et tema laps omandaks nii hea koolituse kui võimalik ja kõik saavad aru, sest ilma koolitusega sa ei saa selles maailmas mitte kuidagi hakkama, et sa peab oskama lugema ja sul peab olema igasugused teadmised ja sellised ja kool peab inimesi tööle valmistama ja nii edasi. Samas aga kool tähendab seda, et inimene integreerub mitte sellesse traditsionaalsesse kogukonda, kuhu Võrumaal ja igal pool inimesed integreerusid veel paar põlvkonda tagasi ja kus räägiti kogu aeg seda vähemuskeelt, vaid nad integreeruvad kuskil sellisele, kuhugi sellisesse suuremasse kogukonda, mis on tavaliselt on ta kõigepealt on ta ühe riigi suurusega kogukond, eks ole, või siis veelgi suurem, terve maailma suurusega kogukond. Ja inimesed siis näevad seda oma tulevikku mitte ainult Võrumaal, vaid kuskil kaugel, eks ole. Võrumaa on ka üks nendest paljudest regioonidest maailmast, kus inimesed kogu aeg lähevad ära, sõitvad ära ja siis lapsi läheb hoopis vähemaks ja inimesed siis kolivad, kes Tartu, kes Tallinna, kes välismaale, aga kogu aeg jääb vähem inimesi. Ja see on kõik seotud just sellega, et koolitus valmistab neid inimesi sellesse, et nad integreeruvad mitte kohalikku kogukonda, vaid kuhugi suuremasse kogukonda. Ja kuigi ma arvan, et mõnel määral on see vältimatu, mõnel määral on see hea, siis selle tulemuseks on see, et see protsess ohustab neid vähemuskeeli ja vähemuskultuure ja vähemuskultuurseid kogukondasid. Ja siis sellest peab olema teadlik, ma arvan kõigepealt, sellest peab olema teadlik ja peab mõtlema selle peale, et kuidas saab mõjutada
laste identiteedi niimoodi, et ikkagi nad saaksid sellest oma keelest ja kultuurist piisavalt, et nad saaks integreeruda ka sellesse traditsionaalsesse keelekogukonda ja et nad saaks õppida ära oma vanemate ja vanavanemate keele ja vähemalt teha ise mingi teadliku valiku, et kas nad tahavad seda keelt edasi anda, kas nad tahavad siis selles keeles edasi elada ja niimoodi. Et ikka ma arvan, et keegi, kes oskab 2 keelt, ei arva, et see on halb, eks ole. Et on paljud neid enamusrahvade esindajad, kes ütlevad, et jah, et seda väikset keelt ei ole kuskil vaja, et see väike keel on selline, ta sureb niikuinii ära ja ta kaob niikuinii ära ja nii edasi. Aga siis igaüks, kes teab rohkem kui ühe keele, ta on kindlasti sellel arvamusel, et see on väga oluline, et ma oskan neid, see on väga hea, et ma oskan neid. Et selle, ja kuna me ei teame seda, et inimesi on täitsa võimalik koolitada 2-keelseks, siis ma arvan, et igaüht last võiks koolitada 2-keelseks, vähemalt kui tema vanemad sellega nõustuvad. Et põhimõtteliselt ma arvan, et seda koolituse ressurssi kasutatakse natuke valesti ja siinkohal see ei puuduta mitte ainult Eesti või mitte ainult Venemaad või mitte ainult Soome, vaid see kasutab peaaegu kõigi maid. Et peaaegu kõikides maades on siis koolitus organiseeritud ühe keele põhjal ja või noh, regionaalselt võib-olla paari keele põhjal, nagu näiteks Eestis toimuvad, on ka ohtralt venekeelseid koole, näiteks Soomes on ka rootsikeelseid koole olemas, aga siiski siis sellised 2-keelseid koole on väga vähe ja selliseid koole, mis valmistaksid inimest kasutama paralleelselt 2 keelt, on väga vähe. Ja ma arvan, et põhimõtteliselt oleks võimalik koolitada kas või terve Soome või terve Eesti elanikkond 2-keelseks või 3-keelseks, kui organiseerida seda keeleõpetust teisiti. Ma arvan, et kõige suurem probleem siin on see, et keeleõpetus tavaliselt organiseeritakse niimoodi, et kool on enamuskeeles, eks ole, ja siis on üks tund, mis on keelt, eks ole, et see on näiteks inglise keele tund või mingi saksa keele tund või kindlasti on ka võru keele tund, aga neid on vist 1 nädalas või kuidas, 1-2, jah. Ja selge on, et kui sa osaled võru keele tunnil 1 või 2 korda nädalas, siis sellest ei piisa selleks, et sa saaksid mingi sellise, õige adekvaatse keeleoskuse. Et sa saad natuke seda keelt näha, kuulda, sa võid selle keelega tutvuda, aga kindlasti ei piisa see selleks, et sa saaks selles keeles juttu ajada ja tõepoolest kasutada seda keelt adekvaatselt kui vaja. Ja see tähendab seda, et kooli peaks organiseerima niimoodi, et kui siis tahame, et kool annab see adekvaatse keeleoskuse. Kool peaks organiseerima niimoodi, et kasutame seda keelt, mida tahame õpetada, mitte ainult tundides, vaid kordame kogu aeg natuke. Et ikkagi siis, kui kasutada seda enamuskeelt seal paljudes kontekstides, siis ikka võib alati võtta natuke vähemuskeelt, võib tervitada vähemuskeeles, võib öelda iga päev seal teatud asjad, siis lähme sööma, siis peseme käsi, siis läheme õuele ja nii edasi. Kõik sellised asjad võib ikka kordada vähemuskeeles ja just see kordamine, eks ole, ongi see, mis annab seda sellist harjumist sellesse, et eesti keeles öeldakse niimoodi, aga võru keeles öeldakse naamoodi ja nii-öelda annab natuke seda keeleoskust. Põhimõtteliselt ma arvan, et lasteaia võiks organiseerida igal pool maailma nagu peamiseks. Ma tean, teie olete lasteaiaõpetajad, te arvate, et see ei ole nagu teie töö õpetada keeli, see on selge. Samas aga on hea aru saada sellest, et laps õpib keeli emakeele tasemel tavaliselt kuni 11, 12, 13 eluaastani. Ehk siis
ja tavalliselt on meie koolisüsteemid nii Eestis kui Soomes kui Venemaal kui ka paljudes teistes riikides. Nad on organiseeritud niimoodi, et selles vanuses, kui laps juba kaotab oma sellise paindlikkuse keelte õppimise vastu, hakkamegi neid keeli õpetama. Kuna jälle selles vanuses, kui laps on väike ja ta tõepoolest võiks väga kiirelt ja täielikult ära õppida uusi keeli, siis neid ei pakuta. Ja ma arvan, et see on väga kummaline ja see on väga selline ebaadekvaatne asi ja see ei vasta mitte kuidagi sellele, mis teame keeleõpetusest ja keele õppimisest. Kuigi nii on olnud juba keele õppimist, keele õpetamist on uuritud 120-130 aastat ja millegipärast ikka koolis hakatakse õpetama keeli kuskil, esimene keel vist algab, ma ei tea, kuidas Eestis algab, 3. klassil või 3. ja siis Soomes on ka niimoodi, et 3. klassil on esimene keel ja siis teine ja kolmas, kui on vaja ja tahtmist, siis hakkab 7. ja 9. või 7. ja 8. ja. No meil vist ka tahetakse seda natuke nihutada 5. ja 6. klassile, aga ikka on see väga hilja, kui mõelda selle peale, et kuna inimesel on nagu hea võimalus keeli ära õppida. Et maailm on täis lapsi, kes on kodus õppinud 2 keelt, ma ei tea, Eestis on kindlasti 100 000 lapsi, kes oskavad nii eesti kui vene keelt, vähemalt praeguse ajal neid tuleb kogu aeg juurde ja see näitab just seda, et laps võib väga lihtsalt ära õppida 2 keelt, täiskasvanud inimeses see on juba raske. Ja sellepärast ma arvan, et kõigepealt peaks töötama nende keeltega lasteaias, kuigi ma arvan, et selleks, et tõepoolest ümber moodustada või ümber teha lasteaiad sellist väga efektiivseteks keelekoolituse sellisteks asutusteks, sellest loomulikult pole piisavalt ühest sellist keele äratamise päevast, aga seda tasub igal juhul mõelda, et kui teie oskate peale eesti keele veel oma keele, siis selle keele osakaalu seal lasteaia igapäevases elus võib igal juhul alati lisada. Võib mõelda, kus kohas selle igapäevset režiimi seal lasteaias on selliseid kohti, kus ma võin kordada üht või teist omas keeles, kus ma võin õpetada mingi sellise pisiasja omas keeles ja niimoodi. Et siin võib mõelda ka seda, et mis see lapse elu on. Et see laps on siin Võru lasteaias või Võrumaa lasteaias, pärast Võrumaa lasteaia ta läheb ta kooli, eks ole. Kool on peaaegu täielikult eestikeelne, seal on 1-2 tundi võru keelt nädalas, siis ta läheb tööle või ülikooli, siis see on ka kõik eesti keeles või siis ta läheb hoopis välismaale. Et selge on see, et pärast lasteaia ta ei saa eriti palju seda võru keelt mingist asutustest, eks ole, et ta võib saada seda kodust, kui vanemad teevad selle teadliku otsuse, et mina tahan seda keelt edasi anda. Aga kui nad seda otsust ei tee, siis kindel on see, et mingist teisest asutusest need lapsed ei saa keelt ka nii palju, kui lasteaiast võib seda saada. Lasteaed on ikkagi suhteliselt selline vaba. Kindlasti Eestis on ka niimoodi, et lasteaias lapsed mängivad omavahel, eks ole, seal on mingi režiim on seal olemas, et enne lõunat teeme seda, pärast lõunat teeme teist ja siis õpime mingit pisiasju, aga ikka seal on väga palju sellist vabat aega, ma arvan. Ja seda vaba aja tegevust võib organiseerida ükskõik millises keeles, et kui seal mängitakse mingeid mänge näiteks, siis seda võib teha paljudes keeles, kui seal mängitakse mingit, ma ei tea, mis Eesti lasteaias mängitakse, aga kindlasti on seal igasuguseid sellised vuti või laulmist või mingist mängitakse mingit instrumente võib-olla või teatri või midagi, siis kõige selle võib teha ka võru keele kasutamisega või niimoodi, et vähemalt kasutatakse mingeid võrukeelseid väljendeid ja niimoodi antakse lapsele osa võru keelt.
Ja siis mä võiks näidata nüüd, tähendab, Annika siis räägib pärast mind täpsemalt nendest keelepesade moodustamise asjadest ja sellest, et kuidas just selle keelepesa metoodika kaudu, kindlasti on siin olnud, tähendab, siin on olnud juttu nendest keelepesadest, eks ole, ja Võrumaal toimus vist oma ajal mingisugused keelepesad, vähemalt Sõmerpalu vallas ma tean, et oli olemas võrukeelne selline rühm, mis vist praegu enam ei tööta, vähemalt mitte selle režiimiga, mis oli. Aga jah, et siis Annika räägib sellest, aga ma võiks siis näidata selliseid väikseid selliseid kultuuriüritusi, mis oleme teinud nagu keele elavdamiseks erinevatest kontekstidest, et nii, siis seda pidi. Nii, et meil oli näiteks selline projekt Venemaa Karjalas Vieljärvi külas, mis on siis karjalakeelne küla. Ma arvan, et ta on mõnel määral samasugune küla kui mingi suurem Võrumaa küla võiks olla selles suhtes, et seal on mingi umbes 1000 elanikke. Need elanikud on kõik karjalased, et väga vähe on venelasi, siis on selliseid venelasi, kes on kolinud sinna, abiellunud seal kellegi kohalikuga, aga inimesed on kõik selle vähemuskeele, peaaegu kõik enam-vähem selle vähemuskeele kogukonna liikmed. Samas aga seal lapsed räägivad juba peaaegu ainult vene keelt. Harvades kodudes kasutatakse karjala keelt kodukeelena. Minu vanusega inimesed siis, mul on 43 aastat, võin siis öelda selle saladuse niimoodi avalikult, et minu vanusega inimesed seal külas tavaliselt rääkivad veel karjala keelt. Aga minust 10 aastat nooremad saavad kõigest passiivselt aru, aga ei räägi enam. Ja minust 20 või 30 aastat nooremad, nendes on palju sellised, kes ei saa passiivseltki aru. Siis need, kes on praegu sellised noored lastevanemad, nad kasutavad kodus peaaegu ainult vene keelt. Lapsed ikka teavad seda, et me oleme karjalased, nad teavad seda, et see on Karjala küla, eks ole, nad teavad, et see asub seal Karjala vabariigi alal ja nad õpivad palju selliseid asju, mida ma arvan tavavenelased võib-olla ei õpi, mis on seotud just Karjala kultuuriga, et kuidas Karjala toidu tehakse ja kuidas sellised asju nad õpivad niikuinii, et kuidas kala püütakse Karjala, vana Karjala moodi ja kuidas kõik asjad, mis on kõigide asjade nimed, eks ole, et nad õpivad need Karjala kees, mis on huvitav ka, sest nimed on kõik ju Karjala kees, aga lapsed rääkivad vene keelt. Et siis muuta midagi, siis tegime seal sellise keele elavdamise nädala, mille eesmärgiks oli teha see karjala keel selliseks kaifiks ja huvitavaks ja silmapaistvaks, et seda saaks näha ja et inimesed hakkaks selle peale mõtlema, et miks me seda keelt ei rääkida. Siis võtsime sinna kaasa selliseid Soome kunstnikke, kes tegid lastega igasugused projekte, et muidugi see on see, kõige selline tavalisem projekt on nende särkide ja nende kottide trükkimine, seda on kindlasti ka Võrumaal mitu korda tehtud, eks ole, aga see on hea, et saad siis teha, pead mõtlema mingeid sõnu, mida sa võib-olla passiivselt tead, ja siis lõpuks saad pidada selle särgi. Ma arvan, et see on ka oluline, et võib-olla Eestis on pisut kõrgem see elutase, paljudel on juba neid T-särke on piisavalt, aga vähemalt seal Venemaal kuidagi meelitab lapsi, et saad pidada selle kihvti särgi, et kirjutad sinna mingid karjalakeelseid sõnu ja väljendeid ja et kuidagi see on huvitav. Ja siis siin on oluline ka see, et teeme midagi üheskoos, eks ole, et oleme kõik siin koos ja see tegemine on seotud selle karjala keelega, et näitame, et siis välismaalt tuli selline rühm inimesi, nad on väga huvitatud selles, et teie külas räägitakse sellist keelt ja
ja siis kõik need lapsed juba hakkavadki mõtlema, et jah, et minu vanaisa räägib, vanaema räägib, ma ise ei räägi, miks ei räägi, et mis on sellega seotud. Ja see tegemine ja selle nagu keeleosja äratamine nii-öelda, et see kindlasti nagu tekitab huvi selle keele vastu. Siin on selline, noh, mis ta ongi selline masterclass, mis on eesti keeles. Ja tegime neid särke ja tegime neid igasuguseid asju trükkisime karjala keeles. Ja siis oli kauplus ja see on nüüd siis oli kauplus ja see kauplus on selline väga mitte eriti huvitav selline traditsionaalse vene külakauplus magasiin Sivernie Siani ja seal on muidu seal on kõik olemas, see on nagu traditsionaalne selline vene kauplus, et seal peab küsima, eks ole, et seal ei saa ise midagi valima, et seal kõik asjad on seal olemas, siis loeb seal kõik asjad vene keeles, et küsid ja siis maksad ära. Ja siis see kaupluse omanik oli karjalane ja siis tegime temaga sellise kokkuleppe, et siis tõlgime kõik need tekstid, mis on seal kaupluses karjala keelde ja siis tõlkisime ka neid väikseid tekste, et tõepoolest muidugi kõigide nende toiduainete ja selliste nimetuse, eks ole, et need on jahud, need on herned, need on seal vorstid ja nii edasi, kõige selle tõlkisime ära karjala keelde ja seal on mitukümmend või mitusada sellist, see oli pikk, terve päeva tõlkisime neid asju ja ka väga sellised praktilised tekstid, eks ole, et see on sellised tekstid, väljapääs, hädaõhus helistas see number, siis administratsioon seal, mingi sellised kõik tekstid, mis on näha seal kaubahoones, siis tõlkisime selle ära karjala keelde ja siis lastega trükkisime neid särke ja neid kotte ja selliseid asju ja siis panime sinna sellise hulga neid igasuguseid tekstiile ja tegime sellise kampaani, et kes teeb kokkuoste karjala keeles, võib siit võtta endale kingituse, eks ole, et võtad endale särgi või kotti või midagi taolist. Ja see mõjus suurepäraselt, et seal kaupluses, kus peaaegu keegi kunagi ei küsi midagi karjala keeles, et kõik see suhtlemine käib vene keeles, siis ühe päevaga kõik kliendid hakkasid kasutama karjala keelt, eks ole. Kõik oskavad seda ju põhiliselt, eks ole, et küla on karjalakeelne, et põhimõtteliselt kõik teavad seda, et me oleme karjalased, aga millegipärast on tekkinud selline traditsioon, et seda keelt ei tasu kasutada seal kaupluses. Miks mitte, et omanik on karjalane, ta saab sellest suurepärast aru, talle võiks karjala keeles rääkida, aga ei ole mingit traditsiooni rääkida. Aga sellise kampaniiga võib väga kiirelt mõjutada seda keele identiteeti ja infrastruktuuri, et põhimõtteliselt oskaksime seda keelt rääkida, et miks me siis ei räägi, et las räägime, eks ole, ja siis saime nagu ühe päevaga muudetud natuke inimeste käitumist selle vähemuskeele osas. Kuigi teada on, et võib-olla see ei ole nagu püsiv, eks ole, et seda peaks olema seal kogu aeg vaatamas, aga vähemalt see nagu näitab, et see on võimalik. Ja see, mis siis on püsiv, on see, et ikka värvisime selle kaupluse Soome kunstniketega ja siis sai selline kauplus. Ja siin on igasuguseid karjalakeelseid teksti. Tulbua tervehtiellä pasta karjalaksi oma kieli, oma mieli ja sellised, et karjala keelt nagu ka võru keelt ei ole ju kuskil näha, eks ole, et võru keelt võib näha mingi võrukeelses luguraamatus, aga et siin Võru linna peal sa eriti palju võru keelt ei näe, eks ole, et see on 1-2 silti kuskil on, et ta on või prüüki võru keelt, aga et oleks midagi pruugitud, et oleks mingi selline praktiline tekst võru keels, et seda ei ole. Ja ma arvan, et see ongi üks põhjus, miks inimesed ei ole huvitatud selle keele vastu. Näevad ju oma silmadega, et seda keeld ei ole ju kuskil, eks ole. Et sa ei ole nagu mingit sellist inputi selles keeles, et sa
saaks lugeda, ära õppida ja see on sellepärast inimesed lihtsalt ei kasuta, sest nad arvavad, et seda ei ole vaja. No kindlasti ei ole vaja seda, nagu kommunikatsiooni seisukohalt ei ole seda vaja ka seal külas, et kõik räägivad suurepäraselt vene keelt, paljud ei juba räägi karjala keelt üldse. Aga ma arvan, et seda on ikka vaja, sest inimesed on karjalased, kui nad näevad sellist kauplust, mis on palju ilusam kui varem. Nad näevad, et see on huvitav, see on tehtud ilusasti. Seal on, et see ikka mõjutab neid inimesi. Nad ikka näevad, et jah, et nii on parem, eks ole, et see on ilusam, see on teistest küladest, teistest kauplustest erinev, et tõepoolest võime teha selle oma keelega üht-teist. Ja, no selline see oli siis, tähendab, see on see. Nii, ja siis sai selline. No peale selle veel siis tegime seal külas üht-teist, et siis hakkasime tegema sellist küla oma karaoke sellist väljaannet, kus kõik välisid ennale sellist karjakeelseid laule ja siis teeme see ja siis trükkisime sellise küla oma lehe, kus on karjalakeelseid uudiseid, eks ole, sellised, siis tegime sellised sildid, puust, et seal just selleks, et karjala keelt oleks näha, eks ole, et külateel muidugi ei ole eriti palju tekste, aga seal külas iga kohal on oma nimi, et seal üht külaosa nimetatakse niimoodi, teist külaosa nimetatakse naamoodi ja siis kirjutasime neid külaosade nimesid ja teeme selliseid silte, et kool seal, administratsioon seal, bussipeatus seal ja siis panime sinna, et pärast seda keele elavdamise nädalat vähemalt siin külas oli terve hulk igasuguseid karjalakeelseid tekste ja kuigi seda tehti juba 2 aastat tagasi, siis nad on seal alles tänapäevani, et vähemalt sellest jääb mingi selline jälk, et seda keelt võib kasutada ja selliseid üritusi ma arvan, et võiks teha kõikides nendes Karjala külades ja peaks tegema kõikides nendes Karjala külades ja kindlasti ka Võrumaal võiks olla selline võimalus. Võrumaal tehakse seda mõnel määral, aga palju on selliseid võimalusi, mida sa saad inimestega teha. Meie nendes keele elavdamise projektides me alati väljume sellest, mis inimesed ise tahavad teha. Et meil ei ole mitte kunagi sellist mõtet, et siis tuleme Soomest ja siis teeme nii. Et tavaliselt siis, kui läheme kuhugi, siis teeme mingi sellise koosoleku, kutsume kõigi neid inimesi, kes seal külas elavad, kes tahavad juurde tulla ja räägime sellest, mis siin oleks vaja, et miks te oma keelt ei räägi, et kus seda saaks rääkida, miks seda praegu ei rääkida, kuidas, et millistel tingimustel hakkaksite rääkima oma keelt ja et kus seda keelt kõige rohkem oleks vaja, kes ei räägi, lapsed ei räägi, kuidas siis saaks lapsi mõjutada ja niimoodi. Ja siis koos mõtleme mingeid selliseid üritusi ja siis viime läbi. Ja seda oleme siis teinud nüüd Karjalas ja siis viimasel ajal oleme teinud ka seal Sahaliini saarel, seal on väga huvitav selline nivhi keel, mis on umbes 5000 keele kasutaja kogukonnaga keel, kuigi nendest 5000, ma arvan, suurem osa enam ei räägi seda keelt, aga siis on huvitav keel kas või sellepärast, et see on ilma mingisuguse sugulaskeeledeta, et see on üks nendest harvadest keeltest Venemaal, millel üldse ei ole mingit sugulaskeelt ja ta on väga sellise tõsise väljasuremise ohus. Ja siis kui siis mitte mõjutada seda situatsiooni praegu, ma arvan, et mingi 20 aasta pärast seda kindlasti ei saa mõjutada. Aga siis veime neid sama projekte sinna Niivhide maale ja tegime seal igasuguseid selliseid üritusi lastega ja just lasteaidades ja proovime praegu moodustada selliseid keelepesarühmasid just sellise pere, mis ongi see perhepäivähoito, pere. Ja, et Eestis on kindlasti ka perelasteaedasid, eks ole, et vähemalt väiksemates külades on kindlasti selliseid, et keegi võtab lihtsalt lapsi sinna enda juurde. Ja just ma arvan, et perelasteaias ongi suurepärane võimalus, et seal ei ole mingit sellist
kindlat režiimi, että siellä voi väga lihtsalt kasutada vähemuskeelt. Ja tahan veel öelda sellest, et ikka palju kartakse seda, et kui me ei räägime lastele vähemuskeeles siin lasteaias või pakume seda vähemuskeelt, et äkki nad eesti keelt ära ei õpi, et äkki nad siis ei saa nagu lõimuda sellesse suuresse ühiskonda. Ja siinkohal tahaks öelda seda, et ma arvan, et see on küll selline kartus, mis ei ole eriti hästi põhjustatud. Et kui mõtlete seda, et mis on selle lapse elus osakaal eesti keele ja võru keele vahel, siis võib-olla kodus räägitakse enamasti eesti keelt, telekas eesti keeles, raadio, neti eesti või inglise keeles, siis kool peaaegu täielikult eesti keeles pärast tööelu, administratsioon, kõik on eesti keeles, siis on selge, et seda eesti keele õppimist pakutakse siin ühiskonnas nii palju, et igaüks õpib selle keele ära siin väga kiirelt. Et mina näiteks on hea näide sellest, ma elasin Eestis umbes 2 aasta oma ajal, aga siis ja kui ma siia tulin, siis ma ei oskasin küll eesti keele, olin seda kunagi õppinud, aga ei osanud eriti hästi öelda, aga see eesti töö elu mõju ikka oli nii tugev, et siis ma hakkasin selle aja vältel eesti keelt rääkima ja nii on ka teie lastega, et kindlasti õpivad nad selle eesti keele ära. Et selle nad õpivad ära nagu loomulikul kombel ja selleks, et nad õpiksid ära võru keele, peab tegema teadlikku valikuid, ma arvan, et peab teadlikult mõjutada seda keelekasutust. Nii, siis ma võiks näidata, meil on nüüd, praegu on meil selliseid kooliprojekte Helsingis, kus on, Helsingis nagu suuremates linnades tavaliselt Euroopas on palju sellist igasuguseid immigrante, eks ole, ja eriti just Ida-Helsingis on meil praegu tekkinud selliseid koole, kus umbes pool lastest räägib peale soome keel midagi teist keelt, et seal tavalisemad keeled on muidu eesti keel, vene keel, siis on araabia keel, siis on somaalia keel, siis on kurdi keel, hiina keel ja nii edasi. Aga kõige suurem rühm on paljudes koolides eesti keel muidu. Eesti see, mis ongi see Eesti migratsioon Soome on väga aktiivne, siis ma arvan, et praegu on Helsingis juba peaaegu sama palju eestlasi kui Pärnu linnas. Et kohe on nagu Helsingi on suuruselt kolmas Eesti linn pärast Tallinna ja Tartu. Et eestikeelseid perikondi on väga palju ja samuti ka venekeelseid perekondi on väga palju. Praegu kasvab just see araabia, somaalia keele osakaal kasvab kiiresti. Ja muidugi koolis, mis on kool, eks ole, et koolis on kõik soome keeles, kõik õppivad soome keele ära. Koolis õpetus on soome keeles, lapsed omavahel kasutavad soome keelt ja õpivad selle soome keele ära. Aga samas nendel jääb see oma keeleoskus sageli sellisele mitte eriti heal tasemele ja samas kogu aeg ühiskonnas tuleb selline sõnum, et olete nagu mitte eriti õnnestunud inimesed, sellepärast olete migrandid, eks ole, et see on mingi halb kool, eks ole, et see on selline halb kool, kus on palju neid migrante, kes on teistest maadest, kes ei oska piisavalt soome keelt, kes ei lõimu Soome ühiskonda ja nii edasi ja siis kooli õppimistulemused on halvad ja nii edasi ja siis arvatakse, et see on seotud sellega, et lapsed seal ei õpi ära soome keelt. Kuigi mina kui uurija olen kindel, et see ei ole põhjus, et kõik lapsed seal omavahel räägivad soome keelt. Põhjus on see, et kool asub sellises linnaosas, kus on sotsiaalselt see mitte eriti head elutingimused, eks ole, seal on palju lastevanemad, kellel on igasuguseid probleeme, seal on väga selline
no võib-olla see mitte eriti hästi integreerunud see kogukond, eks ole, et ühed räägivad omavahel vene keelt, teised räägivad omavahel mingit araabia keelt, inimesed on nagu väga sellised vahepealsed suletud kogukonnad, nende vanemad ei tunne teineteist, nende vanemad tunnevad, et nad on siin võõral maal ja niimoodi ja sellega siis ka lastel tekib juba selline halb enesetunne, et sellega, mis ma oskan, ma ei saa mitte kunagi hakkama, et kuskil kesklinnas on head koolid, sealt minnakse ülikooli, siis hakatakse tegema ükskõik mida, et mina olen siit halvast koolist, kindlasti ma lähen kutsekooli või mitte kuhugi, ma lähen tööle ja sõitma takso või midagi. Siis, et see on selline mõtlemine, eks ole, see on sotsiaalne mõtlemine ja siis et muudata neid asju, siis korraldame ühes sellises koolis, sellise mitmekesise kooliprojekti, kus tahame õpetada just seda või tahame nagu tõsta seda teadvust sellest, et miks on hea, et oleme mitmekeelsed, miks on hea, et meil on erinevaid emakeeli ja ka natuke proovime siis muuta seda õpetamise metoodikat, eks ole, et praegu kool on organiseeritud nii, et lapsed tulevad kokku klassiruumi, nendel on emakeeleks soome keel, vene keel, araabia keel ja nii edasi, kõik kodus räägivad omas keeles ja siis kõik omavahel räägivad soome keeles, siis soome õpetaja õpetab nendele inglise keelt näiteks soome keeles. Ja samas aga seda, et mis nad lapsed ise oskavad, sellega ei arvestada mitte kuidagi tavalises koolis. Ja siis tahame moodustada selliseid rühmi või selliseid projekte, kus lapsed õpetavad teineteisele omi keeli, eks ole, et mina oskan näiteks eesti keelt, et see ongi väga kihvt, eks ole, et ma olen sellepärast, et ma oskan peale soome keele veel eesti keele, siis ma olengi rikkam, eks ole, ma olen huvitavam, ma olen palju selliseid oskuseid, mõtteid, selliseid vahendeid ja võimalusi, mis teistel ei ole. Ja et tõepoolest meie kool ongi väga huvitav kool, sellepärast, et siin koolis räägitakse paljuid keeli, eks ole, et meie kool on teistest koolidest erinev sellepärast, et oleme väga sellised tublid mitmekeelsed lapsed. Ja siis teeme seal hulga selliseid projekte, mille eesmärgiks on kasvatada seda teadvust mitmekeelsuse edudest ja sellest, et keelte säilitamine on oluline, keelte säilitamine on hea asi ja mitmekeelsus on hea asi. Tähendab, see ei ole suunatud soome keele vastu, et muidugi olen seda meelt, et Soomes on soome keelt vältimatu oskata, nagu Eestis on vältimatu oskata eesti keelt. Samas aga ma arvan, et Soome riik tervikuna saab vahvemaks ja paremaks, kui need lapsed säilitavad ka oma keelet ja lõimuvad nende kaudu sellesse laiemasse maailma nii-öelda. Et Soomes, Eestis veel rahvas oskab näiteks vene keelt, vähemalt selline vanem rahvas oskab vene keelt enam-vähem hästi, aga Soomes on palju juttu sellest, et miks me vene keelt ei oska, et meil on mingi, ma ei tea, 1400 kilomeetrit ühtset piiri Venemaaga, kuigi vene keelt oskavad väga harvad inimesed ja see takistab siis kaupa ja see takistab igasuguseid rahvusvahelisi suhteid ja siis mingi diplomaadidele või tippjuhtidele mingis firmades õpetatakse vene keelt täiskasvanud inimesena mitte eriti hääde tulemustega suure raha eest. Aga seal siis mingi mikrorajoonis on palju neid lapsi, kes juba oskavad vene keelt täitsa hästi, aga siis nad ei integreeru sellesse ühiskonda, vähemalt mitte nendesse positsioonidesse, kus seda vene keelest oleks vaja. Ja just sama räägitakse mingi araabia keele kohta, eks ole, et maailmas on kokku 400 miljonit araabia keele kõnelejad, see araabia maades on need kõige rikkamad maid terves maailmas, kõik need Saudi Araabiad ja Kuwaitid ja need on maru rikkad maad, et võivad osta ükskõik millised asjad, mida Soome majandus toodab ja sama siis mingid tippjuhtidele või diplomaadidele õpetatakse seda araabia keelt mitte eriti hea tulemustega täiskasvanud inimestega, kuna seal mikrorajooni õue peal oleks juba terve hulk lapsi, kes oskavad selle kõige ja selle peale nad oskavad soome keele ka. Aga nad ei integreeru sellesse ühiskonda mitte, vähemalt mitte nendesse positsioonidesse, kus neid keegi oskaks arvestada nende oskustega ja et nad jäävad mingi sellisele tasemele, mis ei
nad ei saa integreeruda. Noh, et mõjutada seda kõige, siis tegime seal selliseid igasuguseid projekte või siis noh, see jätkub kogu aeg. Ma käin seal koolis tavaliselt 1 päeva nädalas ja siis teeme lastega igasuguseid asju, et tegime näiteks sellised, no et õpime teineteise need tähed, mis need ongi, kirjatähed siis. Et näiteks siin siis venekeelseid tähtesid, Eestis ma arvan, inimesed oskavad need asjad, aga no Soomes kindlasti ei oska, et Soomes lihtsalt teatakse, et noh, et vene kirja ma ei saa mitte midagi aru, et siis vaatasime, et no seal klassiruumis on 4-5 last, kellel on vene keel emakeel, eks ole, siis võtame neid lapsi sealt eraldi, et siis näitame, mis nad lapsed oskavad, nad oskavad vene keelt, eks ole, et kuidas öeldakse vene keeles niimoodi, kuidas öeldakse vene keeles naamoodi, kõik võtvad sealt paar sõna ja teeme siis selliseid, noh, nagu babutška ja siis araabia tähed, eks ole, et see juba, ma arvan, et noh, siin kohal vist paljud ei oska araabia tähtisid, aga no, et araabia tähed oleks väga lihtne ära õppida, et neid on umbes sama palju nagu eesti keeles või vene keeles on neid kirjatähtisid ja nendega kirjutatakse mitte ainult araabia keelt, vaid väga suuri keeli, et umbes 800 miljonit inimest kasutavad neid tähtisid iga päev, eks ole, et nendega kirjutatakse araabia, farsi, pasto, mis ongi urdu, neid väga suuri keeli, millega rääkivad 100 miljonit inimesi, aga noh, millegipärast me ei oska need, kuigi tavaline inimene võib need ära õppida, ma arvan, ühe pärastlõunaga võib ära õppida 20 uut tähte. Et kui kordavalt neid vaadata, siis sa õpid kiirelt ja siis see kirjatähtede oskamine juba avab maailma natuke teisest vaatenurkast, et seal, kus enne oli midagi täitsa arusaamatu, sa võid vähemalt lugeda, et siin ei olnud midagi kummast, et siin oli kirjutatud näiteks, et Volkswagen ja Bagdad ja midagi sellist, et sa saad sellest aru. Kebab. Ja siis õpime ära need araabia tähed, eks ole, siis tegime niimoodi, seda ei ole nüüd eriti hästi näha, aga siis seal samamoodi siin klassiruumis oli vist 4 last, kellel on araabia keel emakeeleks. Ja siis kui võtta sealt eraldi, et noh, vaadad, siin on sellised lapsed, et nende keel on selline, nad oskavad seda juba. Et see on väga nagu suur asi, et nad saavad aru, et keegi arvestab nende keeleoskusega, keegi arvestab sellega, mis nad on ja et mis nad oskavad ja siis tuleb väga hea. Siis kirjutasime siia, seda ei olegi näha, no aga siis kirjutasime tervitusi kõikide nende keeltega, mis klassis räägitakse, mis keeli siin on siis, noh, soome keel muidugi on, siis on araabia keel ja vene keel, aga siis on ka inglise keel, siis on albaania keel, bengali keel ja inguši keel ja et kõik, kes oskavad neid keeli, et võtvad mingi tervituse ja õpetavad teineteisele ja mingeid selliseid sõnavõtte. Nii. Ja siis nii. Ja siis see kõik läheb edasi, et meil on noh. Mis ikka? Kas ma tahtsin veel näidata? Aha. Nii. Ja siis panime need kirjatähed, siis ripustasime sinna kooli korridorile ja kirjutamise sinna iga tähega mõned sõnad, eks ole, et vene tähtedega 2-3 sõna, mis algavad selle tähega ja samamoodi araabia tähtedega. Ja siis ripustasime need sinna koridori peale ja siis praegu igaüks näeb need mitu korda päevas, eks ole, et sa kuled siit mööda ja siis sa näed need ja kuna sa näed need, siis sa õpid ajaga need sõnu ka, eks ole, ja need tähed ka, et see on selline metoodika ka, et ma arvan, et seda tasub mõelda ka lasteaias näiteks, no lasteaias paljud lapsed ei oska lugeda veel, aga ikka võib kirjutada seal mõnda võru keeles näiteks, kuidas nimetatakse seda, kuidas nimetatakse seda ja seda ja seda ja selliseid asju koolis on seda lihtne teha, sest just see keele nägemine on ka metoodika, et mina ise näiteks õpin pidevalt uusi keeli ja kogu aeg õpin midagi uut ja siis näiteks tavaliselt ma teen niimoodi, et ma võtan selliseid kollaseid, no mis ne ongi, need
papereita ja kirjoitan sinne kollaiselle paperille kotus, että se on tool, se on sein, se on jääkappi, se on minki arvutti, se on uks ja uks kinni oltakse niimoodi, uks lahti oltakse naamoodi, sisse oltakse niimoodi, välja oltakse naamoodi ja siis kun mä ära õpin kõik need asjad, siis ma vahetan neid papereid. Ja näiteks ma olen selline metoodikaga viimasel ajal õppinud arabia keelt, et nagu mõne aja pärast siis sa näed neid siin ühe nädala aja või paari nädala ja sa õpid juba ära, et no siis see oli niimoodi, välja oli naamoodi ja just see nägemine ja selle nagu keele nähtavaks tegemine on väga oluline, ma arvan, et mitte ainult sellepärast, et teeme midagi, vaid ka sellepärast, et see jääb püsima. Nagu see Karjala kaupluses ka, eks ole, et see on oluline, et see kauplus jääb siia, et siin on palju karjala keelt seina peal. Iga üks, kes käib seal kaupluses, no tavaliselt külaelanikud käivad seal iga päev, eks ole, nad näevad seda iga päev, et isegi need lapsed, kes võib-olla ei oska karjala keelt, niin õppivad vähemalt need asjad, mis nad kaupluse seinas iga päev näevad. Ja kuna seal on ka sellised, no mitte ainult sellised, ütleme sellised etnograafilisi asju, nagu näiteks mina olen võrukene, mina olen rõõmus sellest, räägin võrukeelt, vaid ka igasugused sellised praktilisi informatsioone, nagu näiteks sisse, lahti, välja pääs, hädaohus helistad telefoonil 112. Selliseid asju siis sa õpid sealt juba väga palju. Ja niimoodi tähendab siis me korraldasime ka sellise rühma, mis õpib araabia keelt ja soome keelt sama aegu, et see on selliste migrantidega, kes on tulnud Soome ja kes õpivad soome keelt ja siis paar sellist huvitatud inimest, kes tahavad õppida araabia keelt ja siis õpetame teineteist, saame kokku 2 korda nädalas. See on väga selline sümpaatne kombe ära õppida keeli kellegiga, kes räägib neid keeli ja samas saada tuttavaks. Ma arvan, et seda võib-olla võiks kasutada ka siin, kui tuleb selliseid, ütleme, inimesi Võrumaa väljaspoolt, kes ei oska võru keelt, siis võiks organiseerida mingi sellise võrukeelse, lihtsalt sellise juttu ajamise rühma, et saame kohvikus kokku iga teisipäev pärast tööd ja siis oleme koos siin 2 tundi ja lihtsalt räägime kogu aeg sama asju võru keeles, eks ole, et siis lihtsalt ütleme, et mis sa täna tegid, kus sa kävid ja siis võtame igasuguseid selliseid harjutusi, et kupp on laua peal, võtan kupi laua peal, võtan tassi laua pealt ära, eks ole, panen tassi laua peale ja lihtsalt korduvalt võtta samu väljendeid. Iga kord, kuna saate kokku, siis korrata 10-20 korda selliseid lihtsaid asju. Tas on arvutite vahel, tas on laua peal. Ja need on ka sellised asjad, mis ma arvan, et seda samade väljendite kordamist, et seda tasub teha lastega igal juhul, sest lapsed õpivad ära selle väga kiirelt, et lapsed õpivad ju emakeele selle kordamise kaudu ja selle kaudu, et nendel kogu aeg öeldakse, et ära, tule ära, tähendab, et selliseid asju võib teha, ma arvan, iga päev lasteaias, et seal tehakse iga päev sama asju, eks ole. Praegu kell on 12, siis läheme välja, siis läheme sööma, siis tuleme söömast, siis peseme käsi, siis ja kõige selle võib öelda ka võru keeles, eks ole. Niikuinii ütlete selle eesti keeles, aga siis seda võib öelda ka võru keeles. Ja seda võib öelda molemates keeltes, eks ole, et vähemalt see kordamine annab mingi sellise harjumise sellesse, et võib kuulda võru keelt. Ja need on ka selliseid asju, et selleks ei ole vaja mingit sellist ametlikku sellist käsku, et praegu hakkame võru keeles tegema nii või naa. Et need on sellised väga lihtsad asjad, et sa niikuinii sa kordad lastele mingid nõusid ja neid samu nõusid võib anda ka omas keeles.
Aga no ma ei tea, need on sellised näited sellistest projektidest, mis meie Soomes tehnud. Ma arvan, et see ongi aeg on vist läbi. Et kas on tekkinud mingeid mõtteid või küsimusi? No, mul tuli selline mõte just su viimase jutu peale, et latsiaiad võttes iga päev ju omadu päeva rütt, võttes mäest asju, mida sul jälle mängima tulles süves ja nii edasi, aga kui latsiaiad on kas või mõni inimenegi ja näiteks võrokid, siis mõistab, mis mõtted, kas nagu üldse Eesti? No ma arvaks, et siis võib proovida sellist, et kui lasteaias on siis või seal on mitu töötajat, muidugi siis keegi räägib võru keelt paremini kui teine, siis ma arvan, et võib teha ka niimoodi, et kes oskab, räägib kogu aeg võru keelt, eks ole, et lapsed harjuvad ju sellesse, et see on selle tädikeel ja eesti keel on teise tädikeel, eks ole, et see on lastele väga loogiline ja loomulik. Et kui saate nagu oma töökohal kokku leppida sellest, et näiteks üks lastekasvataja kogu aeg kasutab võru keelt, siis see annab sellise nagu loomuliku lisa sellesse protsessi. No kuigi mulle tundub, et siin peaaegu kõik oskavad võru keelt mõnel määral vähemalt. Kas teil tundub, et oskate võru keelt piisavalt hästi, et saate sellega hakkama kõikides asjades? Ja oskate kõigest rääkida ilma mingisuguse probleemideta? Siis ma arvan, et võib lihtsalt lisada seda võru keele osakaalu, võite rääkida, mis siis takistab teid lisamast võru keele osakaalu, kas olete mõelnud selle kohta? Lapsevanemad, nad on selle vastu või? Ja kuidas nad siis põhjendavad seda oma vastasseisu? Ja see on väga tüüpiline, see on väga tüüpiline vestlus, et Soomes on seda ju ka kogu aeg, et siis ma arvan, et kindlasti võiks olla hea, et näiteks Võru instituut korraldaks lastevanematega mingid selliseid kohtumisi, kus võiks rääkida sellest sama tüübi juttu sellest, et mis see mitmekeelsus on ja miks on mitmekeelsust vaja ja mis on mitmekeelsuse eeldused ja niimoodi. Et sellega võiks kindlasti mõjutada midagi. Et see on selge, et paljud lastevanemad mõtlevad just selle peale, et lapsed peavad korralikku eesti keelt oskama, korralikku kooli saada ja siis muidugi korralikult ühiskonda lõimuda. Samas aga ma arvan, et kui kodus räägitakse eesti keelt, see eesti keele osakaal selle lapse elus on igal juhul väga suur. Et kuigi lasteaid on ainult, ma ei tea, mitu, võib-olla 10-20% sellest, mis laps teeb, et ta on seal ju maksimaalselt 8 tundi päevas, eks ole, ja siis õhtul ta räägib niikuinii eesti keelt, nädalavahetusel räägib ta niikuinii eesti keelt, kui tal on mingeid harrastusi, ta seal harrastustel räägib niikuinii eesti keelt, ma arvan, et peaaegu kõik, mis ta teeb, on niikuinii eesti keeles, et peab aru saama sellest, et seda vähemuskeelt tuleb igal juhul väga vähe. Et see on just, ma arvan, et meie ei peaks niimoodi rehkendama seda, et kui palju on need, kes räägivad võru keelt, vaid peaks mõtlema ka seda, et kui palju need, kes on nii-öelda võru keele rääkijad, tõepoolest võru keelt rääkivad, sest need võru keele rääkijad on sageli sellist inimest, kes ei räägi iga päev, kes räägivad ainult näiteks oma vanematega või siis oma vanavanematega, siis 1-2 inimsuhtes nad kasutavad seda nii-öelda oma emakeelt ja kõik ülejäänud on eesti keeles. Et see annab just ka sellise, ma arvan, sellise vale pildi sellest, et mis on vähemuskeele situatsioon, kuna rehkendatakse ainult seda, et kes on nii-öelda kõneleja või rääkija, sest see võib tähendada seda, et inimene ei kasuta seda keelt peaaegu mitte kunagi. Enamuskeelt kasutatakse iga päev, et Eestis ei saa ilma eesti keelta hakkama, siis kõik kasutavad eesti keelt niikuinii iga päev. Kõik näevad, kuulevad eesti keelt ükskõik kui palju, aga võru keele kasutamiseks peaks tegema teadlik valik, et see ongi see asi, mis on see, mida võiks näiteks mäletada nagu selle ettekande põhjal,
vähemuskeele kasutamine on alati teadlik valik, et see ei ole et see on väga raske on luua praeguses ühiskonnas selliseid tingimusi, et vähemuskeelt kasutatakse loomulikult või looduslikult igas kontekstis, et seda kasutatakse ainult sealt, kus inimesed teadlikult valivad seda kasutada. Et see on kahjuks see praegune situatsioon, et seal vanas ühiskonnas, kus kõik elasid seal võrukeelses külas ja harisid põldu ja ei läinud mitte kuhugi ja lapsed elasid sama koha peal, kus nende vanemad elasid, et seal see keel nagu siirdus loomulikul kombel kogu aeg edasi. Aga praeguses ühiskonnas seda enam ei toimu. Et praeguses ühiskonnas, kui meil on tahtmist säilitada võõrkeelt, siis peab mõtlema neid strateegiaid, peab mõtlema seda keele valikut kogu aeg ja väga teadlikult valida, et kuna mina tean, et eesti keele võib ära õppida niikuinii, siis teen teadliku valiku kasutada võõrkeelt antud tingimustes või antud kontekstis. Et nii. Et see ongi umbes kõik, ma arvan. Mulle tundus ka, et lapsevanemile, kes nii nägeva latsi tulevikku väljapool Võrumaad, võis seda võru keele kasulikkust selgitada ka niimoodi, et see kattelähedase keele mitmekeelsus arendas väga hästi stiilitunnet, nii et kui tulevikul elab ka kuskil täiesti võõrkeelsem keskkonnal, siis talle võõra keele stiilide tajumine või tänu võru keele oskusele olla nagu palju täpsem. Jah, ma arvan, et me võime perand veel edasi kõnelda seal põneval teemal, aga Karla ütleme Jannele aituma.